tere, täna ma räägin teile ühe loo sellest, kuidas me tahtsime teha pränki ühele õpetajale, aga see oli valesti läinud. Oli üks koolipäev ja meil oli parasjagu matemaatikatund. Meil õpetajaks oli üks suur ja lai naine nimega Heldi. Ta oli üks väga kuri õpetaja, ta läks väga kergesti närvi ja ta oli lihtsalt millegipärast midagi just minu vastu. Jah, see on väga hea. Nagu näiteks vahepeal oli ta nagu, mis see olgu, mis mõttes sa said töö 2, me ju õppisime mitu nädalat selle teemal. Ja kui ta oli juba ära karjunud kellegi peale, näiteks minu peale või ma ei tea, oli ta nagu, no nii kullakesed, nüüd teeme siis seda harjutust ja tööviikust võtke see harjutus sellel leheküljel lahti. Jah, ta oli sükene väga, nagu mingi Two-Face, mingi Batmanis, ühel poolelt vaadates on ta nagu ülikuri, ühel poolelt on ta lihtsalt nagu, no nii lapsakesed. Nagu ma ei tea, mingi Ingel Inside või midagi, kuigi lol ta ei olnud üldse Ingel. Okei, piisavalt räägitud nüüd siis sellest õpetajast, et lähme nüüd täpsemalt selle loo juurde, miks ma täna selle video teen. Meil oli matemaatikatund, nagu ma ütlesin teile, ja siis ma käisin umbes 5. klassis vist või midagi sellist, jah, 5. klassis. Meil oli nagu lihtsalt umbes tunni keskel või midagi sellist, õpetaja läks klassist korra ära või midagi, ja siis me mõtlesime, et me teeme nagu klassiga talle mingi sükest pränki või nagu nalja, et me mingi peidame laua alla ja siis kui ta tagasi tuleb, siis me hüppame kõik välja ja üllatame teda ja siis ta on jälle nagu kuidagi rõõmsa tujuga või ma ei tea, midagi sellist tahtsime talle teha, see oli võib-olla ka viis, kuidas komme õpetajalt lunida. See laua alla minemise idee oli nagu kuidagi juba üle tehtud või nii et me tulime sükse ekstreemsema idee peale ja et nii et me läksime nagu terve klassiga kooli WC-desse. Arva ära, mis juhtus, kui me kõik olime just parasjagu peaaegu WC-des, kõik olime peaaegu WC-s, kõik lärmasid ja kujuta ette nüüd mingi 26 või rohkema õpilastega lihtsalt korraga vetsu minna nagu tunni ajal, kui koridor on lihtsalt täiesti vaikne. Arva ära, mis juhtus. Õpetaja jõudis tagasi, ennem kui me kõik olime vait jõudnud nagu jääda seal WC-des ja kõik ei olnud veel WC-deski, nii et nagu ta nagu võttis meid vahele lihtsalt. Ma üldse ei saa aru, miks me seda tegime, see oli nii rolli idee, kuna nagu nii või naa nagu me ei tea, millal õpetaja klassi läheb ja siis kui ta jõuab sinna, siis klassiruum on tühi ja siis ta on üldse segaduses ja siis ta läheb kurjaks, kuna ta arvab, et me läksime lihtsalt ära või ma ei tea. Õpetaja, kui ta meid märkas, siis ta nagu arvas, et me tahtsime mingi klassist ära minna lihtsalt või ta arvas, et meil on midagi tema vastu või ma ei tea, midagi sellist. Et me ei taha tema tunnis lihtsalt olla või ma ei tea. Ta kutsus meid klassi ja siis samal ajal ütles ta, et okei, nüüd läheb küll jamaks või et nüüd on küll jama lugu või nagu midagi taolist. Ta ütles, et istuge maha ja me pidime siis seletuskirja kirjutama. Ehk siis seletuskiri on see, et kui sa saad mingi sitaga hakkama või midagi sellist või tegid midagi pahandust ja siis mingi direktor või õppejuhataja annab sulle mingisuguse paberilehe, kus ta ütleb, et kirjuta täpsemalt, mis juhtus, miks sa seda tegid ja kes mida tegi, kes oli looga seotud ja mis iganes. Kui me klassi kõndisime, siis meil oli paaril nagu õpilasel oli telefon nagu WC-des kaasas, nii et ta nägi neid ja siis ta oli kohe nagu triggered selle pärast ja ta läks närvi ja jälle hakkas karjuma, et tunni ajal lähete WC-desse mingi terve klassiga ja siis segate teiste tundi ja võtate veel telefonid kaasa ja kui me olime terve klassiga ära kirjutanud nagu seletuskirja, me kirjutasime põhiliselt, et see oli nagu me tahtsime nalja teha õpetajale, me tahtsime õpetaja tuju rõõmsaks teha või midagi sellist. Ja kui me olime kõik ära kirjutanud ja siis ja kui me järgmine päev tulime tagasi kõik kooli ja nii edasi, oli jälle nagu temaga tund, siis ta vabandas meile, sest et ta nägi seletuskirjas, et me lihtsalt tahtsime talle nalja teha, nagu me vahepeal teeme ja mingi niimoodi. Tänase looga ma õppisin siis seda, et ära tee asju, mida vanad õpetajad või vanad inimesed lihtsalt, millest lihtsalt nad aru ei saa lihtsalt. See on kõige jubedam olukord üldse, see on õpetaja nagu, mis asja sa ajad, nagu, mis asja sa teed või mingi niimoodi, siis ma nagu, oota, see on see, et nagu, et ei ole midagi, see on see, on ju, see on nagu, pane ära! Ja see ongi kõik tänase looga, kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad!